sa käib juba või? Muidugi, et mul on väga raske tööd leida. Olen ma ikkagi üle töötanud. Nende päikesepatareide pärast on pangalaen nii suured. Ma olen stressis. Ma ei jõua ja ma ei viitsi isegi oma sõpradega aega veeta. Ja kogu see maailma ökoloogiline kokkukukkumine minus. Tema on Raivo. Raivo on juba pikemat aega jälginud meediat ja võtnud õppust, kuidas rohelisemalt elada. Homme lähen ja ostan endale uue ökoloogilisema pesumasina. Ja. Loomulikult on vaja, et inimesed vähem tarbiks ja mõtleks välja väiksema süsinikusisaldusega alternatiivlahendusi. Arendaks jätkusuutlikke põllumajandusettevõtteid, leiutaks akuhoidlaid, propageeritaks jäätmevaba tarbimist. Kuid individuaalsed valikud mõjuvad piisavalt vaid siis, kui majandus suudab pakkuda toimivaid ja keskkonnasõbralikke võimalusi kõigile, mitte ainult jõukatele. See on uusliberalismi ülesanne, veenda inimesi kliimamuutusega tegelema rahakotiga, tarbijana, mitte ühtse jõu ja poliitikaga. Kuid ainult massilistel liikumistel on võime muuta kliimakriisi trajektoori. See nõuab kõigepealt uusliberalismi nõiduse purustamist. Inimene peab lõpetama mõtlema endast kui individuaalist. Hea uudis on see, et inimeste ürgne vajadus kokku hoida on välja surematu ja kollektiivsus teeb juba poliitilist tagasitulekut. Seda, et rikkad peaksid maksma oma õiglast osa majanduse jätkusuutlikuks ümberkujundamisel, pidasid poliitikud ja meedia naeruväärseks. Miljonid inimesed arvavad aga teisiti. Ühtehoidev ühiskond, mida on peetud väljasurnuks, on nüüd tagasi. Söö porgandit ja igale poole mine joostes. See teeb sind terveks ja õnnelikuks. Aga aeg on oma ilusast nabast kaugemale vaadata ja üheskoos otsida võimalusi, kuidas vähendada korporatsioonide võimu. Mina olen Kaia ja räägin teile selle ajastu kõige dramaatilisema loo. Tähelepanu, tegemist on teadusega. Enne vastuväitmist lugege tähelepanelikult kvaliteetset uurimistööd. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõud pädevate teadlaste või asjatundjatega.